ma käisin üks hetk, ma elasin enne, kui siia tuuril läks, enne kui see koroonas hakkas, ma elasin aasta aega, elasin Kanadas, on ju. Tegin seal veits stand-upi, see on ka huvitav, kui sa nagu üritad eestlasena integreeruda lääne ühiskonda, on ju. Inimesed naeratavad. Mingi kassiir küsib, kuidas sul päev on. Vittu seda. Üks hetk tutvusin väga andeka koomikuga Sean McDonnell. Sain temaga headeks sõpradeks, kutsus mind enda poole oma perega õhtusööki veetma ka. Ja see on ka huvitav eestlasena, kui sa näed nagu funktsionaalset pere. Noh, isa on kohal. See oli siuke, esimene õhtusöök veedan tema perega suure laua taga, nagu filmist. Ma olen ikka harjunud Eesti pere õhtusöögiga, on ju, et mamps teeb toidu valmis ja siis kõik tulevad oma tubadest vaikselt. Võtad hakkliakastet tagasi oma tuppa. Öösel tood talviku tagasi. Keegi ei näe midagi. Terve söögilaua taga, terve pere. Ja siis tutvusin Seani lapsehoidjaga ka. Ja nad arvasid, et see on nii huvitav, et mul ei olnud lapsehoidjat. See on nii lääne asi, võtta keegi appi. Et kui sa oled tööl, keegi valvab lapsi. See on nii lääne asi. Eesti lapsed, me olime kõik üksi. Ei mäleta, kui sa vaatasid Home Alone'i nagu, jaa. Nii. Emps läks üksinda reisile. Nii. Mul Emps jättiski mind üksinda koju, Ma mäletan, ma olin veel hällis, Lutt suus, Emps on juba ukse peal, kalapulgad on külmas. Ja kohvi on sahtlis. Tšau. Eesti lapsed on kõik üksi, siin show'l on praegu mingid lapsevanemad, kellel on 4-aastane kodus keedab vett. Meil on nii pohhui, juhtub õnnetus. Väike Markus jõi kogemata äädikat. Sa tuled koju nagu õpibki. Väiksel Triinul kukkus keevesi näkku. Sitt lugu, Scarface. Paistab, et enam ei tee. Väike Triin on ka nagu, ei tee jah. Ei, Seani lapsehoidja räägib, kuidas tal on mitu pere, läheb, hoiab nende lapsi, laulab neile unelaulu. Unelaulu. Mine peale. Mul Emps vahepeal kuulas, kas ma magan. Ei, mul oli vahepeal niimoodi, et kui järgmine päev oli koolipäev ja ma ei maganud, siis Emps tegi lihtsalt ukse lahti ja ütles, maga! Oled sa kunagi hirmust magama jäänud või? Sa oled Remmuni tuli kuradi 2 sekiga. Unenäod oli ka nagu, oot, jap, siin, jap. Juba läheb. Sain Seani perega nagu paremini läbi. Üks hetk nad kutsusid mind endaga loodusesse ka. Läksime kämpima, on ju. Campfire. Tegime lõkke. Vaata, lõkke on ka huvitav asi. Igal kultuuril on lõkkega oma seos. See on ürdne asi, on ju. Siis läksimegi terve tema suguvõsaga. Läksime koos lõket tegema, nad tegid lõkke, võtsid vahukomme kaasa, Seanil oli kidra, vahukommid, rääkisid mingid õudusjutte taskulambiga, laulsid kumbajaad. Siuke positiivne vaib, oled seal vahukommidega, mõtled, damn. Sest et ma olen ju harjunud meie lõketega. Ei mäletad, kui olid lapsena terve suguvõsaga kuskil Virtsus. Tead, oled terve oma perega lihtsalt ümber lõkke vaikuses. Ja lihtsalt mõtled surmale. Ei, mul oli onu Toomas ka, kes iga poole tunni tagant ütles, ega nii ongi.
meil ei olnud nagu ei, Sean võttis kitarri kaasa, laulis mingid poplaule, mida enam-vähem kõik saavad laulda, on ju. Sean võtab kidra välja, hakkab tinistama. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Vaiksed vaibid kaasa seal. Meie lõkkel, keegi ei toonud kidra. Kõige paremal juhul tädi Reet tõi akordioni välja. Ei mäeta, kui sa olid laps, S-akorda akordionit kuulsid. Mäletad, sul tädi tõi välja, 100 nuppu, ükski midagi ei tee. Sitt, ikka sitt. Ülivaliga, Kuidas sa migreeni instrumendiks tegid? Ja mis laulud meil akordioniga olid? Meil ei olnud mingid ägedaid laule. Kõik laulud olid meestest, kes läksid merele ja ei tulnud tagasi. Tädi Reet oma hüäni häälega seal ka paneb seal teele, kaugele teele, Harri laula! Teele, kaugele teele. Pole ime, et me nii masendunud oleme. Mingi positiivsemat vaibi saab või? Meil ei ole vahukomme, keegi ei räägi õudusjutte. Võib-olla vanaema räägib ühe päris jutu. Ei mäleta, tuleb mingi jaanipäevade vanaema järsku räägib loo, mis lõppeb lausega. Ja siis ta lasti maha. Ei, ma räägin, saad aru, seal oli vaib, saad aru, isegi sääsed olid teistsugused. Ja ma ei mõtle suurust, ma mõtlen suhtumist. Ei Kanadas ka, tead, istud lõkke ääres, sääseparv tuleb. Üks sääst võtab julguse kokku, vaata. Näed, kus üks sääst juba mõtleb, vaata. Siis tuli, Kanadas tuleb ka, sääst tuleb. Siis tapad ära. Teised sääsed kõrval vaatasid. Saime aru. Eesti fucking kamikaatse sääsed, Ei ole näin tapad ühe ära, teine on kõrval. Ma tahan ka! Isegi toss oli teissugune. Toss, mis tuli lõkkest. Ma ei teadnud, et toss võib nii erinev olla. Ei, Kanada toss. Viisakas toss. Ei oled lõkke ääres, vaatad, toss tuleb niimoodi välja. Hi! Don't mind me. Ja mõnikord, kui oli tuuline, muidugi oli tuuline, siis toss läks sinna, kuhu tuul puhus. Ei vaatad, toss puhub sinna, ju siis istun siia. Iga kord, kui ma Eestis lõkke... Kuhu vittu ma istun? Ei päriselt, oled lõkke ääres olnud näinud, et toss tuleb järgi. Ei, toss on ka oota, kus sa nüüd lähed? Eelmised jaanid toss tuli tuppa järgi, Ei tead, kui kannad oma lemmikjoped ühed jaanid 3 aastat hiljem. Ikka haiseb. Ja siis üks hetk olime seal terve tema suguvõsaga ümber lõkke, siis Seani ema küsis minult ka, et kuule, Harri, sa oled Eestist. Et kas teil Eestis mingeid
lõkke traditsioone ka on. Well, sometimes we put fire and then we jump. Seani ema oli nii armas, ta oli nagu, but what if you fall in? Yes! Sest noh, eestlase jaoks, kukun lõkkesse, saan surma, türa täpselt, mis tahtsin. Reet paneb akordoni peale.